Mõtlen, kuhu ma võiksin minna oma arvamust avaldama. Mis teil valikutes on? No siin on nii palju erinevaid teemasid. Keskkonnateema, no mis siis saab, kui ma kooli ära lõpetan, või noh, ühel hetkel augustis enam kooli ei alga, mis ma siis teen? Ja siin on igasugused erinevaid teemasid, kuhu minna. Igal pool tahaks oma arvamust avaldada. Ja ma olen tulnud siia ja ma mõtlen ka, et ma käin ikka siin enamus läbi, aga kõikjal vist ei jõua, et äkki teeks nii, et sa lähed ühtedesse, ma lähen teistesse ja siis... See kõlab ju paremini. Kui vaadates taha, siis haridusteel Eestis, siis just nimelt see on esinemisoskus. See, et ma julgen teha ettekandeid ja rääkida oma ideedest. Täna küll, kui ma käin kuskil toidukohas ja näen noori teenindajaid, siis sa suhtud austusega. Need eelarvamusfestivalid tegelikult sündisid selle mõttega, et tuua siis seda Paides toimuvat arvamusfestivali head õhkkonda ja vaibi ja ka seda sisu siis Eestimaa erinevatesse nurkadesse. Et selle eesmärk on seda kohalikku kogukonda võimestada ja siin kutsuda ellu mingeid muutusi ja samamoodi ka reklaamida siis Paides toimuvat arvamusfestivali. Ну, хоть чуть-чуть, то есть того, что вот вы назвали, как-то бы решилось, и это не было бы такой серьезной проблемой, или что если бы не дай бог будущее, Jah, meie väljendasime oma arvamust koroonaviiruse kohta, kuidas see mõjutas meie õppeelu ja üldse meie elu. Mõelge korra sellepärast, et teie olete usaldusväärsed. Et kui te ütlete jah millegile, et teie usalduskrediit saab ühel hetkel otsa. Me rääkisime näiteks vaimsest tervisest, me rääkisime, kuidas muuta keskkondi mugavamaks ja turvalisemaks. Me rääkisime vabatahtlikust tööst, millest me veel rääkisime. Jah, põhiline fookus oli siis jah sellele, et kuidas teha vabatahtlikku tööd või ühiskondlikult kasulikku tööd niimoodi, et enda vaimne tervis ei saaks kahjustada ja paistis, et ka noortel oli see teema ikkagi asjakohane, et osati tuua näiteid ka enda ümbruskonnas. Tunnete, et tänapäeva noored on kaasatud otsustusprotsessidesse? Nagu kahedimensionaalne tunne, sellepärast, et need, kes on aktiivsed, nad ka ise otsivad kohti, kus tulla kaasatud. Me arutasime normaalsuse üle ja erivajadustega inimeste kaasatusest ühiskonnas, võib sedasi öelda. Ja üleüldse, et mis on normaalsus, kuidas teha nii, et kõik tunneksid, et nad on osa ühiskonnast ja saavad anda oma panuse. Emotsionaalselt on nagu õige, et kuidas veel sellised kohti leia, et see järgi küsimus, mis ongi nagu Noored saavad kohalikel valimistel valida 16-aastaselt, miks nad ei saa siis meedias, kui ma ütlen meedias, siis ma mõtlen klassikalist, telekat, raadiot, ajakirjandust, miks seal saavad nad alles arvamust avaldada ilma vanemate toetused või vanemate nõusolekuta alles alates 18. eluaastast. Kui ma kuulasin seda, et tõesti tundub olevat ebaloogiline. Sotsiaalmeedia võib olla 13, Facebook võib olla 13, miks siis ei tohi olla Aktuaalses Kaameras või miks ei tohi olla Postimees või Päevalehes oma arvamusega varem. Nii et ma arvan, siin on palju millele mõelda ja ma olen kindel, et noored ei jätta seda nii, nad võtavad selle üles ja muudavad selle seaduse ära. Kui väljas on lihtsalt liiga külm, mõnusam siis koju sooli jääda, hoida hubas tunnet ühes koos. Sõna sekka löömise võimalusi on piisavalt, aga vähe on neid noori, kes julgeksid esile astuda ja oma sõna tegelikult kuuldavale tuua. Ja rohkem seltskond peaks olema laiem, mitte ainult kitsas ring noori, kes siis julgevad midagi öelda. Et ma arvan, et võimaluste taha ei jää, pigem jääb nende noorte taha. Aga ma ei ole oma lastelaste põlvkond, ma ei tea, mida minu lapselapsed tahavad. Nii et lisaks sellele, sellistele aruteludele, kontsertidele, toredatele üritustele peate ütlema oma arvamuse välja ka valimistel. Ma
kaotasin poole päeva pealt lihtsalt Kairi ära. Me pidime saama siin kokku, aga nagu näha, siis teda ei ole. Ju ta siis jäi kuskil oma arvamust avaldama. Aga tantsid juba laulavad, see tähendab seda, et üritus hakkab läbi saama. Ja mul oli väga tore, sest et ma sain oma arvamuse välja öelda. Päeva jooksul ma kohtusin ka Martin Eerikuga ja nii tore oli. Nii et ma lähen nüüd naudin edasi seda kontserti.